Inimese kohta kasutatav sõna lumehelbeke on aja jooksul oma tähendust muutnud. Raamatu Fight Club autor Chuck Palahniuk pidas silmas seda, kuidas täiskasvanute poolne noorte poputamine ütlustega oled ideaalne just sellisena, nagu oled, on viinud selleni, et inimesed ei pinguta, et panna enda tegelik potentsiaal proovile. Tegu polnud solvanguga, vaid pigem motiveeriva sõnaga selleks, et leida enda tugevused ja neid ära kasutada. Praeguseks on sõna tähendus muutunud ja seda kasutatakse terve generatsiooni noorte kirjeldamiseks, kes nähtavasti solvuvad kergesti, ei taha rabada tööd ega saada nii-öelda täiskasvanuks. Palahniukil oli aga õigus. See, kuidas täiskasvanud lastega suhtlevad, mõjutab seda, missugusteks täiskasvanuteks omakorda need lapsed kasvavad. On 2 peamist dimensiooni, mille alusel jaotada kasvatusstiile, mida laste peal kasutavad peamiselt nende vanemad, aga tegelikult ka nii-öelda kogu küla ehk kõik teised täiskasvanud, kes lapsega kokku puutuvad. Esimene dimensioon on see, kui soojad, toetavad ja tähelepanelikud on vanemad lapse suhtes ja teine on vanemate nõudlikkus, piiride seadmine ja distsipliin. Püüame seda kõike mõista Kalle abiga. Kalle on noor täiskasvanu, kes läheb pärast gümnaasiumit ülikooli ja üksi ühikasse elama. Mis saab temast siis, kui tema vanemad on olnud usaldavad, soojad, kuulavad ja on toeks, samas on andnud valikuvabadust ja iseseisvust teatud piiride ja reeglitega. Kalle suudab ülikooli ajal ise enda aega planeerida ega jää liiga kauaks peole, kui on järgmine päev näiteks eksam. Kalle suudab ka enda eest hoolt kanda, teha süüa, koristada ja muud. Kalle on hea usaldusväärne sõber, kes oskab luua lähedasi soo ja häid suhteid ning hoiduda külmade ja kaootiliste eest. Mis saab temast aga siis, kui tema vanemad on olnud külmad ja kontrollivad? Kalle pidi alati kodus istuma, kui teised sõbrad mujal lõbutsesid. Isegi siis, kui lõbutsemine tähendas pühapäeva lõunal sõpradega jalka mängimist. Kalle sai iga asja eest pragada, kuid õnnestumisi ei kiidetud kunagi. Kallel võib ülikooli ajal järsku vabadust tundes lappama minna, sest piirid on tema jaoks alati olnud halvad ja ebamõistlikud ning seega ei seada neid endalegi. Kalle süüdistab end igas pisemaski äparduses ning isegi kui läheb hästi, siis joppas. Kalle kukub musta auku nimega depressioon. Kalle ei oska teisiti. Sellepärast võivad ka tema suhted untsu minna, kui ta on teistega samamoodi külm ja kontrolliv. Mis saab aga siis, kui Kalle vanemad on talle alati kõike lubanud ja tal on elus alati kõik olemas olnud? Kalle ema pakkis alati õpikud ära, ostis riided. Kalle isa tegi alati süüa ja käis sageli koolis kaevamas, kui Kalle madalama hinda kui 4 sai. Kalle ei pidanud koristama, selleks oli ju koristaja. Kalle läheb ülikooli, kuid järsku peab ise asju ajama. Kuidas keeta makarone? Kust neid üldse saab? Mida ma mustade riietega teen? Kalle ei jõua sageli roengusse, sest keegi ju ei sunni ja ta ise ka ei oska. Ka suhteid luues tunneb Kalle, et piisab sõprade kingitustega ülekallamisest. Piiride puudumine võib ta omakorda aga viia keerulistesse olukordadesse, näiteks kui peab ise otsustama, kas sõprade pakutud kahtlase tegevusega kaasa minna või mitte. Mis saab aga siis, kui pole ei piire ega soojust? Kallel on vanemad olemas, on ka soe söök ja katus pea kohal. Suhtlus vanematega on pealiskaudne ja ükskõikne. See piirdub lausetega, kuidas koolis läks ning Kalle vastusega hästi. Isegi siis, kui hästi ei läinud. Kalle peab lähedasi suhteid otsima väljaspoolt kodu ja ega vanemad ka kätt ette ei pane, kui Kalle kuhugi mitmeks päevaks ära kaob. Ta peab ise oma raskustega toime tulema ning piiride puudumise tõttu on tal raske probleeme lahendada nii, et neid uusi probleeme juurde ei tekita. Ta tunneb end hüljatuna ning aja jooksul klammerdub üha rohkem iga inimese külge, kes talle vähegi toredad tunduvad. See peletab aga teised eemale ning Kalle saab järjekordse tõestuse, et kõik tema elus hülgavad teda. Kalle pole lumehelbeke. Kalle lihtsalt kasvas sellises keskkonnas nagu kasvas. Vajaduse korral leiab ta abi psühholoogilt ning muutub üha rohkem endast teadlikumaks. Tänu sellele hakkab ta pingutama, et tema lähedased või soovi korral tulevane perekond saaks kogeda tänu temale turvalist, sooja ja stabiilset lähedussuhet. Iga eelnev generatsioon kasvatab järgmist ning ei kasvata ainult vanemad, vaid terve ühiskond. Ideaalis pakkudes soojust, armastust, lähedust, vastastikust usaldust ning samas ka mõistlikke läbiräägitud reegleid, norme ja piire.